Tere tulemast podcasti Entreprenöörid tead. Mina olen jätkuvalt Rita. Ja mina olen Greta. Ning täna meil on väga suur au ja rõõm tutvustada meile siia saatesse tulnud külalist. Õhuakrobaat, postitantsu, õhukanga, venituste juhendaja, digitaalkunstnik, fantastiliselt kaunite visuaalide looja, modell, High Tribe õhuakrobaatika stuudio omanik ja väga edukas ettevõtja. Naine, kelle loodud stuudios on circa 450 õpilast ning mis kõige tähtsam, selle kõige juures jõuab ta olla ka veel väga armas inimene ning eeskuju paljudele õhuakrobaatidele, kaasa arvatud minule. Kui Evelina oli noor, siis tema unistus oli saada baleriiniks või iluvõimlejaks. Tulles aga väikesest külast olid ta võimalused kahjuks natukene kitsendatud. 21-aastaselt tegi ta oma esimesed sihikindlad sammud postitantsu suunal. Ja nagu öeldakse, rest is history. Täna on meil külas Evelina. Tere tulemast! Tere! Aitäh teile sellise sissejuhatuse eest. Ma arvan, ma endast ei ole küll kunagi niimoodi rääkinud ega öelnud, aga ma arvan, see kõik on täpselt see, mida ma tahaks, mida minust võib-olla inimesed arvaksid ja teaksid. Ainuke asi, mille kohta ma veel ei pannud siia kirja, aga ma tean lihtsalt kuidagi väikse saladuskatte all, et sa oled kunagi lennundust õppinud. On mul õigus või? Jaa, ma olen täiesti olnud seal ja teinud neid asju, aga läks tee niimoodi, et ma lõpptulemusena ei valinud seda oma töökarjääriks, aga jah, ma alguses õppisin Lennuakadeemias inseneri erialal. Ja see on võib-olla selline üllatav fakt minu puhul, et paljud ei tea, aga ma selle üle väga tihti teen nälja, sest et vahepeal stuudios ikka läheb midagi põlema või mitte põlema. Ja siis ma mingi... Ja me lendame seal ju. Just, ja siis ma mingi, vaatame, mis toimub. Aga ja lõpptulemusena ma ikkagi lõpetasin seal ettevõtluseriala. Ja teine väike fakt, mida inimesed võib-olla teavad, kui nad guugeldavad välja, et sa oled ju võtnud selles modelli, mis meil oli kunagi? Ja Eesti tippmodell. Vot, selles võtsid osa ja neid pilte ma olen isegi näinud kuskil. Ja seda väga paljud tegelikult veel nagu mäletavad, kuigi ma ütleks, ma olen aastate jooksul väga palju muutunud nii välimuselt kui ka üleüldiselt nagu inimesena, ma arvan, aga väga paljud kuidagi, ma jäin inimestele silma ja väga tihti peale, kui ma lähen kuskile välja, inimesed vaatavad mulle otsa ja ütlevad, sa oled nii tuttav, kust ma sind tean? Ma tead, mul on üks küsimus sulle küll, et kuna me iseloomudest ja nagu aususest räägime, mis sa arvad, kas nagu ettevõtjaks sünnitakse nagu või see on mingisugune õpitud oskus, et kuidas sina tunned, et kas sa oled kogu aeg siuke ettevõtlik olnud ja tahtnud kuskil midagi kõrvalt teha ja kuidagi avastada asju? Ma ei ütleks, et ma olen sündinud sellega, sest et nagu sa juba alguses mainisid, ma olen väiksest külast pärit. Ega väga palju võimalusi seal ei olnud ja kui me veel teame, ma olen Narvast põhimõtteliselt, siis Ida-Virumaal on väga vähe võimalusi. Kes tahavad, need leiavad ükskõik kus võimalust, ma arvan, aga tõesti, ma arvan, väga raske oleks seal midagi teha, kuskil areneda ja kellegilt võtta seda eeskuju mulle just väiksena, sest mu vanemad on täiesti tavalised inimesed. Ema oli õmbleja kunagi ja postkontoris töötas, isa ehitas teid, ehk siis nagu ma ei ole isegi näinud, mis asi on üldse ettevõte, kuidas seda tehaks. Et ma ei ole mõelnud, et ma teen oma ettevõtte lahti, aga mul oli kogu aeg mingi pisik sees, et ma tahan midagi teha, et ma tunnen, et ma sinna istuma ei jää, et väga paljud kahjuks jäävad ühele kohale, aga mul ei olnud seda mitte kunagi, et ma jään ja olen, ma teadsin, ma lõpetan kooli, siis ma lähen ülikooli. Aga mul oli see, et ma mõtlesin ainult nagu sinnamaani, et ülikool. Kelleks ma saan, mida ma teen, kuhu ma lähen, see, et ma Tallinna üldse kolin, ma ka ei teadnud. Ja ma arvan, lõpptulemusena kõik läks väga sujuvalt ja niimoodi ma ütleksegi loominguliselt, et ma jõudsin ettevõtteni, aga ma nägin väga-väga palju vaeva sellega, et üldse teha oma ettevõttest, nagu ma arvan, mu selline teekond algas üldse sellega, et ma õppisin eesti keelt ära. Et ma arvan Eestis, et olla edukas ettevõtjana, sa pead ikkagi emakeelt kõnelema. Kui sa ütled, et sa tulid väiksest kohast, ütleme, kas sa tundsid juba enda näiteks sõpruskonnas või näiteks enda klassis, et sa tundsid, et sa oled nagu teistmoodi, et sa nagu ei sobitu, et miski ei ole nagu mugav, vaata, et kui sa nägid, et kõik nagu nii-öelda,
võib-olla natuke halb näide, aga kui teised jälgisid käsku, siis sa mõtlesid võib-olla kõrvalt, et aga miks nagu või kuidas saada teistmoodi. Et kas sa tunned ise sellest ära, nagu et sa pigem olid juba selline loovmõtleja, kui sa olid juba väike? Ma olin väga uudishimuline, et ma tahtsin kõike alati teha, mulle meeldis teha, aga samal ma alati nagu niimoodi nagu lapsest saatis, ma arvan, ma veel nagu ei julgenud minna nagu veits teistpidi kui teised. Aga jah, ma ei tea. Aga see, sa ütled, et sa tegite mingeid lavastusi asju ja huviringid. Kas sa nagu tantsima hakkasid ka siis juba nagu lapsepõlvest saati või sa mainisid nagu enda kohta, et sa tahtsid nagu iluvõimlemaks või baleriiniks saada? Oligi nii, et meil oli see on naljakas lugu. Meil oli külas huviring, eks siis nagu tantsimisele suunatud. Kuna meil külas oli minu vanuses reaalselt nagu minu aastal sündinud olin reaalselt mina, minu sõber, poiss siis ja vist veel üks tüdruk. Teised olid kas 3 aastat vanemad või 5 aastat nooremad. Ma ei tea, miks, aga kuidagi niisuguse väga väike küla, on kõige väiksem, kõige pisem. Aga meil oli see kontserdimaja. No, võib-olla kellegi silmis kontserdimaja tundub suur ja uhke maja, meil oli lihtsalt majake, on ju. Seal oli parkett ja sellest piisas nagu väga hästi ja väike kõrgendus nagu lava. Vot, ja siis seal oligi see, et seal oli üks huviring. Ta pidi olema nagu tantsuring. Aga lõpptulemusena ma ütleks ainuke asi, mis ma õppisin seal selgeks, on võib-olla varbasirutus kus juures. Okay. Ja seda ma arvan, mulle seal õpetati ära, aga kui pealinnas tantsuringid on ikka uhked, mitmekesised, erinevad tantsustiilid ja kõike treenerid ja õpetajad. Seal oli ainult üks naisterahvas, kes oli siis koreograaf, õpetas meile paar sammu sissepoole, väljapoole ilmselt ja no see ei kestnud väga kaua, see oli, ma arvan, 13 kuni kui ma kolisin külast, oli vist 15, ehk siis paar aastat ma sirutasin varba ja ega me seal ei teinud midagi muud, kui ma nimetaks seda, et see oli lihtsalt võimlemine 1 kord nädalas ja ma ei võta seda kui suurt kogemust, et ma teadsin, et mida nagu ikkagi linnatüdrukud teevad, sest me alati käisime nende kontserdid vaatamas ja see oli ikka, isegi Narva linnas ikka on väga toredad ja uhked tantsijad ja see oli ikka, seda ma olen tahtnud teha ja iluvõimlemist ma väga palju vaatan, sest mul kooli lähedal oli see spordihoone. Ma tahtsin kindlasti olla võib-olla tantsija, baleriin ja iluvõimleja, aga kuidagi see mind ei ei pannud häirima nii palju võib-olla minu mõtteviisi. See pigem tuli tagasi nüüd, ma arvan, täiskasvanu eas rohkem, kus ma tagantjärgi vaatan, et kuidas oleks see võib-olla praegu mind mõjutanud. Aga siis, kui sa tulidki Tallinnasse ja hakkasid, ma saan aru, et õppima postitantsu. Ei olnud nii. Ei olnud nii, oli pikem tee natukene. Tallinna ma jõudsin alles 5 aastat tagasi, enne ma läksin Tartu üldsegi. Aga julgusest edasi ka rääkides, et siis need ja ettevõtlusest, et mind väga huvitab siis see hetk, et kui sa tegid selle switchi, ütleme niimoodi, et olid Tartus, õppisid lennundust, et mingi hetk sa siis hakkasid tegema rohkem tantsimisega ja avastasid enda jaoks selle. Et kuidas oli see, et kuidas see algus oli sinu jaoks? Mul tekkis suurem huvi üldse nagu postitantsu õhuakrobaatika valdkonna vastu see hetk, kus ma ei olnud võib-olla kõige paremas kohas iseendaga. Mul juhtus nii, et mul olid hormonaalsel taustal nagu mõned probleemid ja siis ma sain aru, et okei, ma olen terve elu suhteliselt selline kleinuke ja kõhna olnud, aga kuna mul olid nagu natukene sellised tervislikud probleemid, siis mul hakkas ka füüsiline nägemus nagu muutma. Siis ma tundsin, et ma tahaks nagu paremini ennast natukene tundma, et ma arvan, see nagu iga naise elus nagu juhtub see hetk, kus sa lihtsalt tunned, et okei, midagi peab tegema, aga mida sa nagu ei tea ja kuhu minna, kuidas alustada, see on kõige raskem hetk. Ja siis ma alustasin tegelikult ülikooli kõrvalt jõusaalis käima korra. Jõusaalis käimisest midagi suurt
ei tulnud välja. Ma üritasin, ma masinaid ei kasutanud, ma üritasin basseinis midagi teha, ma ujuda ei oska. Ma käisin seal lihtsalt siplemas, ma arvan. Ja siis ma kasutasin jooksulint ja ma sain aru, et see on nii igav, et ma ei suuda nagu mujale keskenduda kui see, et see mind lihtsalt nagu vaikselt reaalselt hakkas nagu närvi ajama. Ma läksin sinna, ma käisin ja ma ei tundnud ennast hästi. Et siuke tunne jääb, et kas see peaks mulle meeldima, kõik ütlevad, et Ja, neile meeldib, ja, kas ja. mulle peab ka Just, meeldima, see ja. mulle ei meeldi, on Ja ju. oligi, et nagu, Jaa. et mulle ei meeldinud, siis ma hakkasin vaatama, aga mida või üldse võiks nagu veel teha. Ja oligi, juhtuski nii, et vaatasin ringi ja täpselt vist aasta aega enne seda, kui ma läksin, siis tehti postitantsustuudio lahti, esimene postitantsustuudio Tartus. Kas see oli see Flight Club? Ja sinna ma läksin oma esimese trenni ja siis ma mäletan seda väga hästi. Seda riietust ma mäletan väga hästi, mis ma pidin seda selga panema. See on ka alati, kui sa lähed postitantsutrenni, sa mõtled, issand, kas ma peangi nii väikseid riideid kandma. Suhteliselt jaa, aga õnneks alguses saab ka nagu natukene katvamaid riideid ka ikka panna selga, et sellest ei ole midagi hullu, et kõik on väga, nagu võtavad sind vastu ja kõik on tegelikult hästi, et pea muretsema, see on pigem meie sisemine mure, et me ei julge ja me ei tea, kuidas minna, aga see esimene samm on kõige raskem. Ja siis oligi see esimene trenn, läksin, tulin sinna posti juurde kuskile tagumise ritta reaalselt. Ma olin see inimene, kes käis alati kõikides. Ma istusin koolis tagumises reas ja siis ma käisin kõikjal on ju alati nagu viimasena. Ja siis oli, et tulin trenni. Tegin oma esimese trennis, mulle öeldi, sul on talent. Väga lahe. Ja mulle öeldi, et ma tulin algajate trenni ja siis oligi, et sul tuleb nii hästi välja, et sa võid juba kõrgemasse tasemesse kohe tulla. Kuule, kas see varba sirutamine oli ilmselt ainult Ma sulle ei tea. kaasamata, et sa said nagu paar aastat parast sirutada seal, et see kindlasti aitas, on ju? Ma ei tea, kas see varba sirutus, aga ma vaatan oma vanad videod, siis ma ei sirutanud seal varbaid küll. Ei tea, aga jaa, see oli väga üllatav minu jaoks, et mul tuli nii hästi välja kohe. Kas sa ise seda ei tundnud? Et sa nagu ei tunnetanud, et vot see on minu asi, et ma olen selline äratundmisrõõm, et Vot minu iseloomujoon on alati see olnud, et isegi kui keegi teine ütleb mulle, ma olen milleski väga hea, siis ma alati tunnen, et ma saan parem olla. Jaa. Et ma nagu ma võtan seda alati kuuldavaks, et jaa, ma olen hea, ma alati ütlen endale ka, et jaa, kõik on hästi ja sa oled tubli olnud. Aga siis mul on see väike koma, aga hakkame tegema veel seda ja lähme veel paremaks. Et ma tol hetkel jah, ma vist ei suutnud üldse mõtestada seda ära, et ma olen esimesest korrast kuidagi väga hästi saanud hakkama. Pärast see hakkas tekkima rohkem, et nagu sa ikka nagu treeningus sa vaatad, et kuidas teised teevad, sa mõtled, aga ega mul ka kõige halvemini tule välja. Et ei ole üldsegi hullu, et võib-olla nemad alustasid mõnel muul ajal ja mina alles praegu. Siis nagu ma natukene alati võrdlesin ennast, mis ma arvan ei ole kõige parem ja tervislikum olnud. Et ma võrdlesin ennast teistega, kas see on hea selline booster, et ennast veel paremaks teha, et teistega olla ka samal tasemel isegi. Kui sa tunned, et see võrdlemine ajendas sind nagu paremaks saama rohkem või ta tegi sulle mentaalses plaanis, et kurat, et ma olen, et algust ma just mõtlen nagu, et kui sa alustasid sellega, et oli pigem see, et tal tuleb nii palju paremini välja, et kas sa vajusid sinna nagu negatiivse poole peale või sa tegelikult püüdsid seda positiivseks nagu muuta, vaata seda, et okei, et ma saan aru, et ma praegu täiesti vilunud selles oskuses ei ole, I can do better. Et kas see mindset oli siis nagu paha on öelda niimoodi, et kas sa nagu tümitasid ennast, et tundsid ennast halvasti või sa tegelikult olid, aga vahet pole, see tunne on ebaoluline, et ma lähen proovin lihtsalt paremini. Tol hetkel oli väga hea meil kommuun, ma ütleks, me kõik suhtlesime nii hästi kaastreenijatega, et see andis alati pigem just, et kui mulle ei tulnud välja, siis kõik olid just nagu plaksus, et ei, tee veel ühe korra, äkki teine kord tuleb välja. Siis kui teine kord ei tulnud, siis mingi järgmine kord teeme uuesti, et meil oli väga kõik toetavad alati, et see ma arvan aitas ka sel hetkel, et isegi kui sa hakkasid nagu vaatama, et tal tuli hästi välja, aga see võrdlus nagu, et võrrelda võib ka minu meelest väga erinevat moodi, sa võid võrrelda ennast niimoodi, et ta on nii hea ja siis muutuda nagu kadedaks, on ju. Aga meil oli see võrdluskoht, et ta on nii hea, ma tahan olla just nagu tema. Ja siis see hetk, kui mina sain selleks inimeseks, et nüüd teised inimesed tahavad olla nagu mina, see on nagu ulme. Ma ei ole kunagi mõelnud, et keegi hakkab
minu peale orienteeruma Mhm. kas spordis või tantsus või ettevõtmises. kas see oligi see hetk sinu jaoks ka, et kui sa tundsid, et sa tahad hakata õpetama või juhendama? või sulle Ma- pakuti? Mul kuidas see läks? ja mul oli, ma ütlen, mul on, ma arvan, selline, ma ütleks kõige tervislikum lugu sellest, kuidas treeneriks saada. Mina arvan, et ma ei oleks tohtinud veel treeneriks saada. Tal hetkel, kui ma sain treeneriks, ma olin väga toores, ma olin väga, no päriselt ma olen väga väike veel isegi nagu inimesena, ma ei ole kasvanud, ma ei ole veel nagu saanud aru üldse, mis elu nagu pakub ja toob ja mida sellega peab tegema. Sest ma tegelesin õhuakrobaatia, ma tegin postitantsu, ma venitasin ja siis ma tegin ka õhurõnga samal ajal tol hetkel. Ja siis aasta aega tegin, käisin väga palju trennis, ma käisin 16 korda nädalas trennis Wow. ja iga nädal, aasta, vahepeal võib-olla isegi rohkem, aga mäletan minu vist oli 16 rekord nädalas niimoodi, et tundi. Ja siis mulle pakuti, et sa oled nii tubli, nii hea. Nad nägid su ambitsiooni Just, ka, et sa just. tahtsid areneda, eks ju. Ja minu jaoks oli väga üllatav. Ma kuskil sisemis nagu võib-olla tahtsin kunagi võib-olla treeneriks saada, aga ma ei ole mõelnud, et okei, see on mu unistus ja ma saan treeneriks. Seda ei olnud, ma tahtsin lihtsalt saada heaks selles alas. Alguses, jaa. Kas ma võin korraks siit üle küsida, et 16 korda käia trennis, et miski siin nagu pidi ajendama, et nagu lihtsalt nagu heaks saada. Mulle meeldis. No see 16 korda see dopamiin, vaata. Mul tuleb välja. Et no, et sulle tõepoolest nagu nii meeldis, et ja sa tahtsid lihtsalt, see oli selline sisemine drive sul, et ja sa nagu nägid tulevikku selles enda jaoks, et kuidagi või sa lihtsalt hetke ajendil nagu käisid niimoodi hästi järjepidevalt ja ma palju? Ma arvan, et kogu see õhuakrobaatika ja see kommuun lihtsalt oli niivõrd toetav minu jaoks, et ma tahtsingi olla seal enamus oma elu nagu vaba ajast just, et ma olin tudeng, mul ülikoolis oli väga raske olla, nagu ma tõesti, ma arvan, see oli nagu üks raskemaid aegu üldsegi, see õppimine ja kogu selline tudengi elu, rahaliselt oli ka üliraske, ma ei pidanud terve ennast ise kasvatama, ütleme nii selle koha pealt ja ma kasutasin, meil oli, miks ma käisin nii palju ka trennis, meil oli seal piiramatu kuukaart. Mina olen see inimene, kui on midagi tasuta või piiramatu, ma võtan sellest maksimumi. Ja ma arvan, mul oligi see nagu kõige suurem tahe, et kui mulle pakutakse midagi, nagu ma ei lase sellelt ära minna ja ma käin kõikides treeningutes, kus ma üldsegi saan. Eriti, kui see pakkus sulle nagu mentaalselt nagu vabastuskohta ka. Ja seda ka. Et siis ju tekib see sõltuvus, et okei, ma seal tunnen ennast fantastiliselt hästi, mul liiguvad asjad edasi, vaata, ja sa nägid arengut, vaata, võib-olla ülikooli kõrvalt oli see nagu nii vahetu, vaata, sa nägid, et see tuleb mul kohe hästi välja või natuke peab pingutama, siis tuleb veel paremini välja, on ju. Et õhuakrobaatikaga oli parem kui kooliga, ma arvan, alguses. Just. Jah, eriti kui keegi ütles sulle ka veel, et see on loomulik anne, eks ju, et tee siis, on ju. Et mind väga palju julgustati ikka teha raskemaid asju alati ja veel rohkem pingutada ja lõpptulemus, nagu see pakkumine tuli, et kas ma tahaks treeneriks saada, et minus nähti seda, et mina saan teisi ka julgustada olla ja areneda. Ja ma ei mõelnud väga kaua, ma arvan. Korraks oli väga hirmus, et kuidas. Ma ei osanud tol hetkel väga eesti keelt ka veel ikka, nagu ma rääkisin küll, aga see ei olnud väga hea. Ma ei osanud anatoomiat ega mitte midagi. See nagu, et treener olla ei piisa sellest, et sa oled lihtsalt inimene, seisad ees, sa pead oskama juhendama ja õpetama. Ja tegelikult õhuakrobaatika on suhteliselt ekstreemspordiala, seal väga palju traumasi juhtub ka, et sa pead oskama ennetada neid ja käituda vastavalt ja ma olin väga toores, aga ma mõtlesin, et okei, kui mul pakutakse praegu seda võimalust ja kui ma praegu seda võtta, äkki seda ei tule mitte kunagi. Ja siis ma teadsin siis, mis ma ei ole üldse valmis. Mul on ükskõik, ma võtan sellest kõike. Kus see julgus tuli, et
või kõik ei julge, poleks julgenud tegelikult. no kui veel ausam olla, siis ma arvan, teine aspekt oli ka see, et sellest ikka maksti raha. Täpselt, sa said lisateenistust. Tudengina mul oli ikka kehv seis. No ma arvan, see on kõikidel niimoodi. Kui vanemad ei saa sulle seda nagu ehitada, seda platvormi, et sa saad keskenduda õppimistele, siis on väga raske hakkama saada üksinda ja tol hetkel ma pidin tõesti nagu üksinda hakkama saada. Ja seda oli väga rasked ajal tol hetkel. Ja ma mõtlesingi, et ma võtan selle ka kui tööpakkumisena vastu, et ma ka töötan ja teenin lisaraha ja samal ajal, mis veel oli väga hea võimalus, on see, et ma sain saali kasutada ka tasuta, ehk siis nagu kui ma saan treeneriks, ma mõtlesin, ma saan veel rohkem treenida ja ma ei pea selle eest maksma. Ehk siis mu kulud läksid väiksemaks, mu tulud läksid suuremateks ja ma olin mingi win. Ja jah, päris palju mõjufaktoreid olnud, et ma võtsin julgust kokku ja kui pikalt see julguse kogumine sul siis aega võttis enne, kui sa otsustasid siis ise hakata ettevõtjaks? Ja et kui kaua sa Tartus andsid tunde, et siis mis sind tõi nagu Tallinnasse, kas oligi see, et sa nägid siin rohkem nagu pinda, et õpetada või kui sa lihtsalt otsustasid Tallinnasse tulla ja siis vaadata, mis siit edasi saab? Ja nüüdseks ma juhendan treeninguid siis 6 aastat. Minu meelest ma olen nüüd treenerina olnud 6 aastat siis Tartu ajast ja peale 1 aastat, kui ma õpetasin Tartus, ma pidin kolima Tallinna. Ma ei mõelnud kunagi, et ma kolin. Mulle tundus, et mu elu on Tartus. Mulle tundus nii tol hetkel. Mulle väga meeldis seal. Kõik oli väga sobilik minu jaoks. Aga siis ma pidin tulema Tallinna, et hakata praktikat tegema ülikooli raames. Ja ma töötasin ohutusspetsialistina Nordicas, siis lennusettevõttes ja ma pidin aasta aega olema praktikal ja mul muud üle jäänud, kui ma tahan ülikooli lõpetada, siis ma pean kolima Tallinnas. Tartus ei olnud võimalus praktikat kuidagi teha, siis ma mõtlesin, see ongi kõik. Kusjuures ma kolisingi selle nädala raames 5 aastat tagasi Tallinna täpselt. Väike juubel. Jaa, väike juubel oli, et ma natukene nagu tähistasime seda aega ka. Et nagu 5 aastat nagu tegelikult tundub nagu oleks vähem olnud siin, aga ja juba 5 aastat ja ma tulingi siia. Hakkasin, esmalt ma pidin praktikal käima, siis käima veel tööl, sest praktika ei olnud tasustatud kahjuks, aga see oli täistöö pikad päevad 9-5, ja siis ma pidin veel tööl käima ja ma ei mõelnud isegi, et ma saan kuskile siia treeneriks, sest et Tallinn, Tartu, ikkagi pealinn ja nii palju, kui ma vaatasin, et kõik siin nagu nii tugevad ja nii head tegijad, postitantsusin kõvasti palju suurem areng oli tol ajal. Et praegu ma ütleks, et tase on väga võrdeline nii Tartus kui ka Tallinnas, et otseselt nagu ma ei näe, et kuidagi halvem on nüüd seal või siin on parem, aga tol ajal oli seda näha, et siin on tõesti pikemat aega juba tegeletakse ja see oli nagu väga suureks nagu eeskujuks mulle alati, et vau, Tallinnas ikka nii hea kõik ja ma mõtlesin, et kui mul finantsid lubavad, siis ma hakkan ise trennis siin käima, sest et õhuakrobaatika on üldsegi väga kallis ala, millega tegeleda lõpptulemusena. Seda on nagu niivõrd eriline, nii palju asju on selle jaoks vaja. Aga kui ma tulin siia, siis suhteliselt sama päev tuli mul ka siit pakkumine, et tulla treeneriks, mida ma üldse ei osanud oodata. Kas Flight Clubi need asutajad olid need samad, kes asutasid Miau minu mälu järgi? Correct me if I'm wrong, aga minu arust oli, et nad ise tulid ka Tallinnasse, eks ju, ja nad tegid siin selle Miau või? Ei, nad on üldsegi Tallinnast, siis nad tegid Tartus. Ahah, nii pidi. Ja siis peal Tartut tehti Tallinnasse stuudio, aga seal oli rohkem vastutavaid isikuid, et seal oli natukene teised inimesed, aga nad otsustasid, et ma olin piisavalt hea, et selle Tallinna seltskonnaga just liituda ja sellest nagu osa võtta. Et see oli ka väga üllatav ja meeldiv minu jaoks, et
et ma olen nii hea või et mind võetakse ka Tallinnast nagu treenerina tööle, sest ma vaatasin, et kui toredad ja uhked treenerid siin on ja millised õpilased, ma mõtlesin, okei, ma ei kujuta ette, kuidas mind siin isegi vastu võetakse. Mind ju mitte keegi ei tea nagu, et mida ma nüüd teen. Aga samamoodi tulin Tallinna, hakkasin tegema ja ma sain aru, et inimestele väga meeldib. Ja see oli nagu... Sa olid täpselt see, ma mäletan, ma tulin ka sinu tundidesse alguses küll, mina ei ole postiga Tallinnas üldse tegelenud, väga vähe, minimaalselt. Ja siis ma tulin äkki su venituse või... ma ei mäleta enam kumba tundi ma tulin, aga mäletan, minul käis see klikk ära, et see tüdruk on palju nagu kuidagi läheneb asjadele teistmoodi. Et seda ma märkasin ise ka, selles mõttes mina olen ka, ütleme, mingi laias laastus 6 aastat siin Tallinnas käinud erinevates stuudiotes ja kuhu ma jäingi pidama, oligi siis nagu see Mjau esialgu on ju ja just nende treenerite ja nende pädevuse pärast. Et oli ka teisi kohti konkureerivaid, aga ma kuidagi saingi aru, et see on see koorekiht nii-öelda, vaata, kus toimetavad tegelikult väga pädevad inimesed. Just. See oli... Ja siis sa õpetasid siin ja mis siis edasi sai, nagu kus sa tundsid, kõik need maalased detailid, kui nii palju, kui tahad räägida, on ju, aga sest ma tean ka nagu seespoolt seda lugu natukene, et see pole minu asi rääkida välja, aga et kus sa tundsid just seda, et okei, kas sa tundsid, et ülikool oli üks asi, üks aspekt sinu elus, on ju, aga siis nagu mingil hetkel, et see õhuakrobaatika, et sellega võiks nagu ise edasi minna veel, et kuidagi enda ette hakata tegema, kus see nagu väljund tuli, kes need inimesed olid, kellega sa tundsid, et sul on nagu oma see tribe nii-öelda, on ju, et kellega sa saad edasi minna, et kas see oli nagu loomulik või see tuli ikkagi sellist kohast, et teate, ma hakkan ise parem tegema? Lugu on selline, et ma mõtlesin... kui ma töötasin alati nii Tartus kui ka Tallinnas teiste inimeste all, siis ma tundsin, et ma olen rohkem pakkuda kui see, et ma olen treener. Ma alati panustasin väga palju igasse stuudiosse, kus ma olen olnud treener ja kus ma töötasin. Mul alati oli see, ma tahtsin igat kohta paremaks muuta, nagu kõige väiksemate asjadega näiteks isegi. Ma tundsin, et ma ei tea, mingi asi võib asuda mingis karbis näiteks ja ei mitte vedeleda, siis ma alati tulin ja ostsin selle karbikese, tõin ja panin ja siis asjad ei vedelenud. Ja ma tundsin seda nagu algusest peale, et ma alati miski pärast, kui ma kuskile saabun või tulen, siis mul kohe tekib see tung, et teha koha paremaks, kui ta on, aga ma saan aru samal ajal, et ma ei ole ju see inimene, kes seda peaks tegema, sest see ei ole minu äri, et midagi muuta. Et loomulikult ma ei tean seda oma päilt, ma alati nagu küsisin ja suhtlesin või kui ma tegin midagi heatahtlikult, siis ma ei palunud selle vastu mitte midagi, mitte kunagi, on ju. Aga ja tol hetkel ma vaatasin stuudiot sellise pilguga, et enamus stuudiot Tallinnas olid tegelikult sellise natukene nagu postitantsu võeti vastu kui sellist kuidagi, ma ütleks nagu räpaselt, aga et see ei ole see nagu ilus asi, mille peale vaadata just, et kõik kohe kuidagi assotsieerusid seda nagu striptiisiklubiga ja sellise nagu mingi avarate riietega ja et sa oledki seal selleks, et tähelepanu kellegi saada, on ju. Ja nagu ma tundsin, et see koht ei ole päris see ja ma väga ei kuulu võib-olla oma isiksusena nagu seal ja ma tundsin, et sealt nagu ei võeta kõike väga nagu niimoodi vastu nagu seda teeks mina, kuna ma veel olen, nagu ma ütlesin juba nagu ma kõnelen nii vene keelt, eesti keelt, inglise keelt on ju päris hästi, siis ma tundsin, et kuidagi nagu jääb, et nagu just nagu vene keelt kõnelevale rahvale, võib-olla inglise keelt kõnelevale rahvale nagu väheseks ruumiks, on ju. Et teised treenerid ei osanud mitte kumbagi keelt, on ju, peale eesti keelt. Ja siis, kui keegi tahtiski välismaalt tulla nagu trenni, siis ta jäi hätta. Nagu väga raske on tegelikult kätte pealt seletada. Sa pead ikka keelt oskama. Ja siis ma tundsin, et ma olin nagu piisavalt nagu pädev sellest, ma suudan olla võimalikult avatud kõikidele, et tegelikult ma nägin rohkem võimalusi, kui seda pakub üks või teine stuudio praegu Tallinnas. Sa nagu lahendasid tegelikult mingit probleemi, just. Mis oli nagu hästi silmnähtav just tänu sellele, et sa ise
oled mõlemal pool. Just. Sa oskad nii vene keelt kui ka eesti keelt ja sa nägid, et võib-olla ühel seltskonnal on nagu rohkem võimalusi, kui on teistel. Tegelikult väga sarnane sellele, mis sa ütled ka, et sa Narvas tundsid, et, no, et sul pole nii palju võimalusi, kui on näiteks eesti keelega Tartus. Et siis sa nägid, et lahendasid selle probleemi ära, on ju, ja samamoodi tulid Tallinnasse, vaatasid, sama asi rakendus, et sul oli võimalus nagu luua midagi. Jaa, sest see ongi see praegu, mis mulle kõige meeldib High Tribe'is, ongi see, et meil on reaalselt nagu seinast seina inimesi, meil on kõike nagu igast, ma arvan, suht kõik, no okei, võib-olla mitte kõikidest riikidest on käinud, aga väga paljudest riikidest meil on inimesi tulnud ja kõikidele nii väga meeldib see kvaliteet ja tase ja et nendega saab suhelda keeles, milles nad saavad aru ja nad saavad osa võtta, nad ei pea oma treeningut pooleli jätta. Eestis seepärast, et nad ei saa lihtsalt seda nagu piisavalt head õpetust selles keeles, milles ma saada. Kuulates siis tundub justkui siis, et see üleminek, et olla kuskil juhendaja teiste juures, et sa hakkasid nägema neid kohti, et saaks nagu veel paremini, et sa saaksid paremini, et tundub justkui see oli nii loogiline samm muutuda siis ettevõtjaks. Et kas see oligi sinu jaoks sel hetkel juba täiesti naturaalne? Ja ma arvan, ma olengi väga selline inimene, kes märkab kõike ja kui ma märkan liiga palju, siis me hakkab see väga häirima ja kui ma ei saa neid asju muuta ja ma olen väga paljude probleemidega pöördunud alati, see ei olnud niimoodi kohe, et ma mingi väga palju probleeme lähen, teen oma koha lahti. See oli see, et ma pöördusin ja üritasin alati kõike paremaks teha ja väga tihti võeti küll kuuldavaks, aga tegevust ei olnud selle taga, et oligi ainult väga hea idee, aga kui mu ideed ei arendata edasi, siis ma tundsin, et nagu see ei ole vist see koht, kus ma saan ennast piisavalt palju nagu avada. Ja teine aspekt oli mul väga suur tung teha head sotsiaalmeediat ja ma nägin see visuaalide loomine nagu see, mis sul tuleb nagu. Tool ajal mitte keegi ei panustanud ja näinud seda, et peab tegelema sotsiaalmeediaga ja saada endale klientuuri ja häid kliente tegelikult, et see oli nagu lihtsalt tehtud kuidagigi, et oleks, aga nüüd ma näen, et kuidas teised võtavad nagu stuudiolt ja minult seda nagu šnitti, et nüüd kõik teevad nagu, ma ütleks samamoodi, aga ma näen, et inimesed lihtsalt kopeerivad vaikselt seda, mida ma olen loonud, mul on nagu ma ei ole kade ega mul on paha meel, mul on just hea meel, et nagu nüüd, nüüd läks aega küll, aga nüüd inimesed saavad aru, et tegelikult sellega oleks pidanud tegelema varem, algusest peale ja nüüd nad võtavad nagu minust eeskuju, nii et mulle teeb see head inspireerid ja kindlasti. See on nagu selline alati siuke mood booster, kui ma näen, et keegi teeb midagi minu moodi, siis ma mingi, kuskil ma olen seda näinud. Näiteks kõige lahedam, ma arvan, siuke naljakam asi ongi see, et me kasutame emojina väga tihti seda rohelist lehekest. Mitte keegi mitte kunagi ei ole seda kasutanud, mitte kuskil. Nüüd on nagu iga hetkel nagu ma mingi, see üldse ei seonda teie ettevõttega, aga roheline leheke. Ma arvan, inimesed mõtlevad, et roheline leheke toovad edu. Võib-olla, see on nagu edu sümbol minu jaoks nüüd. Aga roheline värv ongi rahavärv tegelikult, vaata nagu kui ettevõtte logona kasutades, see tähendabki nagu raha, on ju. Mulle meeldib, et hästi selge, et on teie, või tähendab sinu ettevõtmistega on nagu näha seda, et kõik on oodatud. Mis mina ka märkasin tol hetkel, kui ma olen ju selle kõrval olnud, näinud, kuidas stuudiod vahetuvad ja kõik muu, et ühel hetkel ma nägin nagu, et kuidagi teatud eliitselskond on ainult oodatud kuhugi klubidesse. Ei olnud oodatud näiteks minu jaoks, et ma olen hästi suur eestkõneleja just, et igas suuruses, pikkuses, igas mõõdus, naisterahvad, sa ei pea olema akrobaat, et minna õhuakrobaatika stuudiosse. Sa ei pea tundma ennast halvasti, kui sul on tselluliit või lühikesed püksid, teha postitantsu. See on see emotsioon, see kogukonna tunne, vaata, et mulle meeldib see, mis sa just panid, vaata, nagu selle stuudio nimeks, et see ongi Tribe, vaata. Et kuidagi teistes ma tundsin nagu killuna ennast seal ja ma nagu ei sobitunud kunagi. Et ütleme, kui mina praegu tulen stuudiosse, ma tunnen ennast hästi nagu mugavalt, nagu soojalt. Ja, et need inimesed, kes tulevad mul ukse peal vastu, ma ütlengi neile tšau. Mitte mingi tere, ma ei tunne sind ja kõik nagu see judgmental look nagu vaata, et see on hästi vinge, et seda on nii kaugele näha. Eks sa oled palju tööd ka selle nimel teinud, näiteks kas või need
pildistamised või need pildid, mis sul seal on, vaata, kus on erinevad inimesed modellideks pandud nagu, et see julgustab tulema ka nendel, kes üldse ei oska ja kes tahavad lihtsalt piluda ja nagu, et see for fun faktor ei kaoks sealt tagant ära, vaata, et jaa, sa saad ka väga heaks selles olla, aga ka lihtsalt trenni teha ja ilusalt ja nagu mugavalt ja kuidagi kvaliteetselt ennast tunda, et see ei pea olema eeldus, et sa oled mingisugune tippmodell näiteks, on ju. Ei pea, üldse ei pea. Meil on tõesti, ma arvan, selline väga suur vaaria, mitte ainult naistest, meil poisid ka käivad. Küll väga harva, aga nad sinna ka meil satuvad. Et mul on nagu alati hea meel, et kui ma näen uusi nägusi ikkagi, et pigem on see, et keegi uus jälle, nii tore. Ja siis ma alati küsin ka, kus sa meist kuulnud oled, nagu kelle kaudu, mille kaudu. See on nagu tegelikult nagu kõige huvitavam, kuidas inimesed nagu leiavad. Mis on kõige sagedam vastus? Kõige sagedam vastus ongi see, et sõbranna, keegi tuttav on ju, et pigem on alati keegi kellegile öelnud ja kuidagi või jaganud enda seda on ju sotsiaalmeedias. Just, ja me alati kõiki õpilasi, mitte et nagu julgustame ikkagi, on ju, et nad teeksid endast videot, mitte just selle mõttega, et et nad postitavad kuskile midagi. Meil on alati hea meel, et keegi midagi kuskile postitab, et see on nagu meie jaoks alati selline nagu nii tore, et inimene tunneb ennast nii mugavalt, näitab seda ka teistele ja nagu võib-olla julgustab ka oma sõpru rohkem nagu endaga niimoodi tegeleda ja väljakutseid võtta on ju elus. Aga just selle jaoks, et nad nagu näeksid nagu, et kui tegelikult nagu tore nagu on seda kõike teha. Mis sa ütled, mis on kõige suurem osa, ütleme, sa oled ettevõtja, aga sa oled ju Eveliina ka. Kas sa oled Eveliina rohkem või sa oled High Tribe'i omanik rohkem? Kui sa iga päev hommikul üles ärkad, kumb sa oled? Ma arvan, me oleme, mis meil 3 aastat tuleb. 3 aasta jooksul oleme nii kokku kasvanud, et nagu, et kui ma kuskile lähen, siis minu taga on selline tore ilus High Tribe'i nagu väike nagu kate ka ikka järgi tuleb. Ja ma arvan, kui High Tribe'is mind ei ole, siis inimesed nagu tunnetavad minu olekut seal ikka nagu ka jätkuvalt, et ma ei tea, ma arvan, me oleme suhteliselt lahutamatu osad nüüd, et ei ole nii, et High Tribe ja mina käime nagu kõrvuti ja ma jätan töö siis tööle ja kodu on ju. Mul on, ma arvan, 24/7 High Tribe ja Eveliina koos, et ei ole, ma arvan, hetkegi, kus mul oleks nii, et okei. Nüüd ma siis ei tegele oma ettevõttega. Et ta ikkagi on sul nagu kuskil taustal niimoodi jookseb on ju, et mis stuudios ja. Aga see on sellepärast ka, et see on sinu enda esimene siuke beebi on ju, et sa tahad, et ta oleks nagu täiuslik. Vaata, nagu sa ütled ka, et sa näed seda kohta, et ma saaks siin paremini või. No nagu näiteks eilne päev, nagu mitte midagi ei olnud vaja teha eile otseselt, nagu peale treeningute andmist. Siis mõtlesin, nagu vaba aeg peaks olema, käisime sõbrannaga sööma ja siis me istusime, siis ma mingi, lähme vaatame sisustuspoes, mis head on. Nagu mitte selle mõttega, et mul oleks midagi väga hullult vaja, on ju, kõik on nagu, nagu meil on stuudios, ma arvan, nagu kõik olemas reaalselt. Ma ei tea, mida nagu veel ei ole olemas. Okei. Rullid on, ma tahan osta veel. Aga need ma pean veel valima, sest ma tahan ühed spetsiifilised rullid. Aga see selleks, me läksime poodi ja siis me hakkasime, lihtsalt nägime üht lauda, kasti, ma ei tea, kus seda nimetada, siis me mingi I like this. Meile meeldib see. ja siis hakkasid ideed tekkima, aga kus, aga miks meil seda vaja on ja oligi vaja. Ja kui oligi vaja ja siis ta seisab seal, et ma mõtlen, kus me ilma selleta enne saime hakkama nagu. Ja siis me eile kell 11 öösel panime selle kokku, panime ja siis nagu töötab. Et ongi see, et ma nüüd iga päev lihtsalt teen asju, nagu ma meelega ei mõtle, aga mul tulevad need asjad ette, et ma tahan olla selle koha jaoks hea ja panustada pidevalt. Kas on ma arvan, tähendab kuuldes kõrvalt, ma arvan, et see on sellepärast, et sa naudid seda tegemust 100%. Kas oli ka mingi koht, mida sa nagu üldse ei nautinud ka alguses? Et alguses kindlasti. Me peame kõik olema, on ju, sa oled sisulooja, sa oled treener, sa oled kõik need ametid koos, on ju. Oli midagi, mida sa tõesti mõtlesid, et tahaks nii nimekirja lõppu, et ma ei viitsi tegeleda sellega? Ma arvan, kõige raskem oligi see, et ma võtsin enda peale absoluutselt kõike veebilehekülje ehitamisest kuni koristamiseni, et nagu see kõik, mis inimesed igapäevaselt tulles näevad, on nagu see pinnapealne kiht, on ju, et on ilus, on see valmis asi, on ju. Just see nagu lõpp-produkt,
ma ei ütleks, ta on lõpp-produkt, see on mul arenguteel Jaa. veel ikka veel. Just, aga ja see, et mul oli päriselt, ma arvan, no seinast seina lihtsalt kõiki tehinguid, mis ma pidin tegema, ma pidin võtma nii palju, et mingi hetk ma tundsin, et no ma võib-olla nagu ei jaksagi nagu nii palju teha, vahepeal ikka tulnud neid öid, kus sa lihtsalt nutad ja mõtled, okei, äkki nagu kõik, äkki ma ei jaksagi rohkem, mulle piisab nagu, äkki lähen seda 9-5 tööd tegema ja siis sa mõtled, ei, ma ei taha. Võtad ennast ikka kokku. Sa kirjeldad seda köögipoolset osa sellel asjal, eks ole, sest loomulikult tihtilugu inimesed tulevad trenni, et kõik on nii glamuurne, nii ilus. Aga mis on võib-olla siis need köögipoolsest osast eredamad seigad, et mis on juhtunud? Mingi naljakas, mingi asi, mis on juhtunud, kus sa ise mõtlesid ka, oh my god, ma elasin üle selle wow nagu, või nagu, mis iganes, eks. Ma ei tea, ma arvan, meil on tegelikult aastate jooksul väga palju erinevaid lahedaid koostööid suurte firmadega olnud, on ju. Ja siis ma väga hästi mäletan, kuidas Denim Dreami siis ma ütleks juhatajad, aga inimesed, kes tegelesid ürituse korraldajad, jah, Denim Dream siis story ürituse korraldajad tuli meile High Drive stuudios, et vaadata koha üle, et nad tahtsid korraldada ma isegi ei mäleta otseselt, mis see täpsemalt oli. See oli meil siis ühe firma väike promoüritus just, et tuli uus riiete kollektsioon ja nad tahtsid teha treeninguid ja siis seda riietust näidata meie stuudios siis. Ma olin üliõnnelik, ma mõtlesin, See on väga suur kompliment. nii tore, nii nagu päriselt ma mõtlesin, see on nagu väga lahe ja siis me leppisime aega kokku ja nad siis tulid kahekesti, ma vaatan ainult ülivaimustus, okei, meile kõik meeldib, valgus nii hea, kontsept nii hea, me rääkisime treeningust läbi, kõikidest asjadest, mis saab kuhu panna ja siis meil on, kes nagu käinud meil stuudios, meil on olemas kardin, on ju, mis eraldab 2 saali. Ja siis nad küsisid, aga seda kardinat siis saab nagu liigutada, et saal on siis avaram, siis mingi, jaa, muidugi saab. Ja siis ma liigutan seda kardinat, siis see kardin lihtsalt kukub meile pähe põhimõtteliselt. Issand. Ja siis ma olin mingi okei, juhtub küll, tegeleme sellega, et ma nagu, oli väga naljakas, õnneks nad nagu ei kurjustanud ega midagi, et oli väga lõbus menaaž ja ma olen mingi 15 minutit seal, kui see kardin meile pähe kukkus, on ju. Korjasime, see kardin on ju ülisuur, üliraske, me oleme lihtsalt kardina all seal mingi kõik 3 Me korjasime selle kokku, on ju, kuidagi, siis ma olin mingi okei, mis ma nüüd teen ja mul oli, ma ei mäleta, kas mingi paar tundi enne treeningute algust või midagi sellist ka, et ma pidin nagu ülikähku sellega tegelema, siis ma mingi hakkasin kohe helistama kõiki inimesi, keda ma tean, et nagu midagi peab sellega tegema, ma ei saa lihtsalt stuudiot niimoodi jätta. Aga ja see oli päris lõbus, aga mul on nii hea meel, et nagu et inimesed nagu ei pane sellistest juhtumitest nagu häirida ja võtavad seda nagu normaalsust, eks nagu igal asjal juhtuvad sellised nagu väiksed äpardused. Aga sa mäletad seda tunnet ka, kui sa esimese kliendi said? Nagu see esimene, kes registreeris sinu enda tehtud stuudiosse. Ma suure tõenäosusega arvan, et see oli keegi, keda sa juba varasemalt ka teadsid, sest isegi mina mäletan, ma tulin siis trenni, kui tegelikult ta ametlikult ei olnud veel avatud. Just, ja meil ei olnud veel tol hetkel, me saime avada täpselt stuudiot niimoodi, et meil ei olnud veeb veel valmis, ehk siis inimesed ei saanudki ennast registreerida, vaid me ei saanud nagu midagi nagu lasta niimoodi välja ja neid inimesi, keda me tundsime, me kirjutasimegi lihtsalt Facebookis nagu kutseid, tere, tulge tundi ja et toimub siis ja siis, et me oleme avatud, aga meil ei ole veel süsteemi valmis, et kus te saate broneeringu teha, me lihtsalt Exceli tabelis panime selle tunniplaani välja, andsime kliendile ja siis see niimoodi töötas. Õnneks mitte väga kaua, minu meelest ma sain veebilehekülje valmis suht kähku lõpptulemusena, vist oli mingi 6 aega vist möödus ja siis oli kõik juba täpselt nii, nagu ma soovisin ja tahtsin. Aga ja alguses tulidki meile trenni esimesed kliendid, kes olid juba varasemalt meiega tuttavad, sest mul oli tegelikult päris suur kliendibaas, kes nagu käisid just minu treeningutes ja ma teadsin, et nad tahavad jätkata, sest nad on ise ka uurinud, aga kus sa oled, aga mis sa teed? Ja just, et nagu, et aga mis toimub, ma tahan ka. Kus te lähete, miks te ära lähete, mis toimub? Te siis, et sina algatasid selle, et hakkame oma asja tegema ja sinuga tulid kaasa mõned
teised treenerid, see oli pigem nagu selline et sa täitsa Kolle- üksinda kollektiiv- ei alustanud, et Ei, te olite punt ikkagi. ma ei alustanud alguses üksi, see oli selline kollektiivne otsus, et kuidagi mind alati jäi kripeldama, et midagi mulle ei meeldinud, on ju, nagu ma ütlesin, ja ma kogu aeg ütlesin, et ma tahaks kunagi oma stuudiot, aga ma ei tea, mis stuudiost ma rääkisin tol hetkel, sest ma õppisin ülikoolis, käisin praktikal ja siis ma käisin veel öötööl, on ju, ma töötasin baaridaamina öösiti. Eks mul oli täpselt niimoodi, et mul A ei olnud aega, on ju, B finantsi nagu, ainuke asi, mis ma tegin, ongi see, et nagu ma reaalselt töötasin, et nagu lihtsalt nagu hakkama saada nagu oma eluga ja kuskile võib-olla kunagi liikuda. Ja ma rääkisin sellest ja ma sain aru, et mul on veel 2 inimest, kes on täpselt sama meelt, on ju, ja ma kuidagi selle jutuga jäimegi nagu niimoodi kinni, et ma olin mingi okei, nüüd on see hetk, kus ma pean raha kõrvale hakkama panema. Ja siis ma kattisin nagu oma kõik kulud nii ära, ma ei kulutanud mitte kuskile enam raha ja ma nagu ma mõtlesingi, et nagu okei, nagu ma ei kuluta, ma panen kõrvale, et mul oleks see raha, et kuskilt nagu kas sa mäletad, mis see summa oli ka, millega sa, sest vaata nagu sa ütled ka, et te tegelikult avasite enne, kui sa olid valmis. Ma arvan, et see on üks asi, millega ettevõtlusele, kui inimesed alustavad, nad tahavad lõpuni valmis olla. Tegelikult peab enne alustama, enne kui sa valmis oled, sest et siis juba käib, on ju. Kas sa mäletad seda nagu suurusjärku, millega sa alustasid, vaata, sest inimesed millegipärast kipuvad eeldama, et see peab mingi meeletud 1000 olema, millega alustada, vaata, et hästi lihtne on kindlasti, kui sa alustad kellega koos, et noh, kõik panustavad. Jagada ja meil oligi see, et me panustasime kõik nagu rahaliselt võrdselt ja see nagu aitas väga palju kaasa selle ettevõtte nagu esimese sammule, et see üldse sai valmis ja ehitatud, sest meil oli kõige suuremad kulud olidki inventaar ja remont. Et remont isegi on nagu, jah, sinna kulus on ju raha, aga inventaar võtab kõige rohkem ikkagi lõpptulemusena sealt. Mis sa ütled, kui palju maksab ühe õhuakrobaatika stuudio inventar? See oleks väga huvitav teada, sest isegi ma tean, et üks kangas on mingi 150 kuni midagi eurot, on ju? Just. Ja sul on neid kokku seal sul on mitu mul on setti veel, on ju? Mul on 3 setti, ma sain 1 seti nüüd oma õpilastelt kingituseks. Et see on nagu väga armas, et nagu see näitabki nii palju, et kui mina panustan, siis tegelikult kliendid nagu kõrvale ei jää, nad tahavad ka anda tagasi, sest nad näevad, et mina panustan ja nad näevad see raha, mis nad toovad, on ju ettevõttesse, see ei lähe kuskile kellegile tasku, on ju. Esiteks näevad mind, on ju, et mina olen seal ja tegelen sellega, et nad teavad, kes on ettevõtte taga, on ju, mis ma arvan väga oluline ka alati, on ju, et sa näitad ennast ja inimesed teavad, kes sellega tegeleb. Ja teisalt nad näevad, et ma panustan iga päev selles ettevõttes, et ei ole nii, et me teenime või me tõstame hinda või ja see jääbki niimoodi nagu on, et nagu ma arvan, iga kuu inimesed tulevad ja alati on see, teil on uus vaip, uued kliendid, veel selline uus asi ja siis ongi see, et inimesed näevad, et kõik, mis nad toovad, tegelikult see läheb neile ka tagasi tegelikult ühes või teises vormis. Et see on nagu väga tore, et kliendid ka pärast lõpptulemusena tahavadki olla nagu veel suurem osa sellest ja panustavad ka lõpptulemusena ise, et ma olen tõesti nagu, ma ei ole võib-olla mõelnud kunagi, et ma saan nagu endale sellise, reaalselt ma ütleks nagu see teine perekond nüüd minu jaoks, et see on minu jaoks nii lahutamatu osa, et ma ei kujuta enam ette, et ma võtaks ja mul ei oleks seda. Ma vaatasin sealt äpist, sõna otseses mõttes 460, tegelikult ma võtsin natukene vähemaks isegi seda numbrit, kui ma seda sissejuhatust täna rääkisin, et minu arust need oli natuke rohkem kui 450 inimest, see on väga tugev sõna juba, et mõtle, kui palju inimesi tegelikult juba näevad seda, et see kõik toimib ja toimib nii hästi, et tahaks veel ise ka sinna nagu, kui sa tõstad hindu, siis see on see, et okei, ma ei lähe ära, sellepärast, et ma näen, et see on väärt seda, eks ju. Põhimõtteliselt mulle kunagi ma käisin ühel äriplaani koostamise sellel kursusel ja kirjutasin samamoodi õhuakrobaatika stuudio peale, ma tegelikult ise, minu suur unistus oli ka vanasti vaata, et teha see ära ja siis ma saingi aru, et oh my god, üksinda sa lihtsalt ei suuda, sest et see inventar juba maksab on ju nii palju rääkimata muudest kuludest ja asjadest on ju. Ja siis lõpuks oligi, et sealt küsiti nii hästi, kas sa tahad teha säästumarketit või Stockmanni ja sinul on täiega Stockmann nagu, et sa saad aru, et see inimene, kes tuleb, ta jääb käima sinna. Ta enam ei vaheta naljalt neid kohti, kus ta käib, et see on tegelikult ülisuur sõna, et isegi kui sa tahad teha puhkust
ma ei tea, 6 aega kas või, sa kindlasti ei teeks seda, on ju, aga kui sa tahaksid, sa tead, et see töötab. Et sa võid tegelikult, kas sa oled ka mõelnud selle peale, et mingil hetkel enda koormust vähemaks võtta? See on hea küsimus tegelikult. Jaa, on küll, aga Ei taha ka, mulle ei meeldi vist, ma ei oska puhata, ma arvan, see on mu kõige suurem, kui keegi küsib, mis mu kõige suurem viga minus ongi, ma ei oska puhata. Ma ei saa, mul läheb, ma ei tea, ma mentaalselt ma ei tunne ennast hästi, kui ma puhkan, mulle tundub, et ma nagu kas ma jään millestki ilma võib-olla, et kas ma võib-olla siis ei panusta ja võib midagi halvemaks muuta. Samuti ma arvan, see on ka alati ettevõttega on see, et usaldus ikkagi on väga oluline ja ma ei ütleks, et ma väga palju usaldaks ikkagi inimesi nagu, et oma ettevõtted kellegile nagu üle anda pikaks ajaks haldamiseks. Kas sa laienemise peale ei ole mõelnud? Olen. Olen muidugi, see on nagu alati, kui sa mingi hetk, nagu ma tunnen vahepeal, okei, lagi on ju siin ju. Ma tahangi vahemärkusena öelda, Eveliina nagu kogu High Tribe'i stuudiotunnid, need on nagu otsast lõpuni täis. Reaalselt, sinna on väga keeruline tegelikult saada tundi ja ütleme mingil hetkel, vaata, see on see ettevõtte poolt ka nagu järgmine küsimus, et supply and demand, vaata, sul on demand suurem, kui sa suudad nagu ära hallata, et mis edasi saab nagu, mis see suurem plaan on? Praegu veel ei tea. Praegu see on ainult lihtsalt paari kuu mõte olnud, et jaa, ma näen, ma ikkagi analüüsin, et palju kliente on ja kuidas, mis nende käitumismustrid on, mis treeningud täituvad, on ju, mis ei täitu, mida peaks juurde kuskile panema, et praegu me mängimegi selle ruumiga, mis meil on, et me panime juurde öised treeningud nendele, kes peale kella 9 viitsivad veel tulla vaatama, äkki ka rohkem neid tuleb, on ju, aga praegu need ka nagu töötavad hästi, ma ei tea, peab hommikuseid treeninguid ka mingi hetk hakata pakkuma uuesti. Et ma arvan, et praegu veel on ruumi selle ruumiga, kus me praegu asume, on ju, sest et minu ettevõtte, mis mind piirab, ongi see nagu seinad ja lagi, on ju. Sest seda on hästi raske Tallinnas leida kohta, kus sul on laed, mis kannatavad kõiki seda atribuutikat kinni panna sinna. Ja väga vähesed tahavad seda üldse sellisena nagu kas rendile anda, on ju. Ehitatakse praegu ainult kuskile äärelinna kuskile neid selliseid hooneid, on ju, mis võib-olla sobiksidki. Aga meil ongi see, mis meil on võit, ongi asukoht. Ja asukoht on meil kohe nagu täpselt see, mis ma olen tahtnud kogu aeg, et igaüks saab siia tulla, on ju trammiga või bussiga. Mulle väga meeldis, et te tegelikult tegite väga suure otsuse sel hetkel, kui kuna Miau stuudio on konkureeriv, see on ots mõttes paar korrust allpool, on ju, tähendab üleval pool. Ja et see otsus võtta, et okei, me teeme samma majja. See on väga suur asi nagu. Kuidas sa tundsid ennast sellega, nagu, et sa teadsid, et konkurent on sinu ots mõttes seal samas? Jaa, ma ei tea, ma arvan, mul oli kõige vähem seda kartust. Okay. Ma olin nii enesekindel too hetk, ma olin mingi, mul on ükskõik. No mul oli lihtne öelda võib-olla, ma teadsin, et minul on neid inimesi, kes tulevad minu järgi väga hästi, sest mul oli tol hetkel juba ma väga põhjalikult tegelesin oma sotsiaalmeediaga. Kuigi ma praegu vaatan, see nagu põhjalikkus on selline naljakas, ma ütleks. Aga väga tore, nagu ma vaatan tagant järgi oma flashbackid, on ju, storydes, mis ma tegin 5 aastat tagasi või 3 aastat tagasi. Need on tegelikult päris toredad. Ikka tol ajal juba ma pingutasin kõvasti rohkem kui teised. Ja ma teadsin, mul on nii suur nagu, pisalt suur nagu jälgijaskond, et ma suudan tekitada inimestes seda huvi ja tungi, et tulla minu järgi. Eks sa said selle tagasisida ka, vaata, kui te hakkasite, ma saan aru, et see oligi vahepealne seisund, kus te nagu korra mõtlesite, mis nüüd edasi saab, ja siis hakkasite tegema, et tegelikult inimesed ise küsisid või nagu, ma mäletan isegi mina ütlesin, et kuulge, tehke oma stuudio nagu päriselt, et see mitte midagi kellegi konkurendi halvustuseks öelda, lihtsalt nende stiil on teine ja mina olen ka pigem nagu selline Stockmanni. Vahepeal inimesed lihtsalt ei resoneerugi, on ju, neile midagi meeldib, on ju, ja sa jääd sinna käima, aga sisemisi sa võib-olla ei tunne, et sa kuulud sinna kohta ja milleks kannatada, kui saab
teha midagi paremat ja minna kuskile paremasse kohta, kus just sinule on hea. Et nii palju kui inimesi, nii palju kui arvamusi ja nii palju kohti ka nagu igaühele sama asi ei pruugigi meeldida. Just, ma just tahtsin küsidagi selle nagu aegumatu küsimuse, mis üldse väikeettevõtjad, kas sa muretsed konkurendi pärast? Kas sa jälgid ja kas sa muretsed? Mulle väga meeldib jälgida inimesi. Ma olen see inimene, kes alati väga palju analüüsib. Okay. Ma vaatan, mis inimesed minu ümber teevad. Ma vaatan, kuidas neil läheb. No, nii palju, kui ma saan seda näha, on ju muidugi jällegi, mitte keegi ei näita sulle kõiki asju. Et ma saan ainult vaadata niimoodi nagu natukene on ju pealt, mis nad näitavad kõik. Ja, ma jälgin, ma vaatan, ma analüüsin, mis tehakse. Enamus ajast, mis ma näen, on ikkagi see, et võetakse meilt pigem. Kui see, et ma vaatan konkurente ja teen samamoodi. Et viimasel ajal mind üldse ma ei tunne pinget. Päriselt, nagu, konkurendi mõttes nagu, ma ei tunne, et meil on kedagi täpselt samasugust nagu meie, kes pakub täpselt sama asja. Sest et praegu, mis meid eristubki teistest õhuakrobaatika ettevõttest, on see, et meil on, ma arvan, hämmoki eriala, nagu just eriala, nagu ülikoolis oleks. Hämmoki ala on niivõrd kõrgelt tasemel ja me pakume tõesti nagu täiesti algajatest kuni edasi jõudnuteni ja noh, keegi Tallinnas seda ei tee sellisel tasemel kui meie, et meil on tõesti, see oli minu ja teine aspekt venitus ka, et mul oligi, kui ma asutasin õhuakrobaatika stuudio, ma teadsin, et postitants läheb niikuinii inimestele peale. Sellest kõik on juba kuulnud, näinud, teinud. See on huvitav ka. Just, seda promoda ausalt ei olnudki vaja ja kõige rohkem, mille kallal ma nägin vaeva, oli, ma arvan, venitus. Üks idee on, kuidas oma ettevõtet veel edasi rohkem viia ja viia seda võimalikult paljudeni välja ikkagi. Võib-olla Tartu, võib-olla Tallinn on ju. Vaatame äkki kolime välismaale. Ei tea veel. Selles mõttes ma ei planeeri kuskile kolida ja kuskile ära minna, et ma arvan, ma ei tea, elu võib juhtuda selles mõttes, ma ei ütle midagi nagu ära praegu, plaanis ei ole küll kaugele praegu ettevõttest kuskile minna, et ma näen ennast praegu ja lähitulevikul selle koha kõrval ja selle koha inimestega. Inimesed käivad seal tõesti juba sinu ja sinu visiooni ja sinu selle tegemise pärast. Ja tõesti, nagu ise ka ütled, et väga kvaliteetne ja tõepoolest ongi väga kvaliteetne. Mulle hullult meeldib see, et sa hoiad ise seda joont, et ka sinu õpetajad on sertifitseeritud, ka nemad teavad, mida nad teevad. Ja lisaks, mis mulle meeldib, et sa lood seda väärtust, et julgustad oma treenereid ja oma seda nii-öelda oma siis nii-öelda töötajaid tegelikult laias laastus on ju, või noh, mis laias laastus sõna otseses mõttes, eks ju, et see julgustad neil ka oma väikseid ambitsioonikaid eesmärke püstitama ja neid järgima ja see väga nagu tunned uhkust enda töötajate ees ka, et see teebki ühe väga tugeva ettevõtti sinust. Ja ma alati üritan panustada võimalikult palju kõikidesse, kes sinna uksest sisse astub, sest et nagu kui mina ei panusta, siis mul vahepeal selline tunne, kui mina seda ei tee, kas keegi teine üldse teeb, siis ma tean, et kõik pingutavad, kõik tahavad teha, aga ma ei tea, ma võib-olla olen liiga uhke enda üle, aga ma arvan, et teen seda väga hästi. Ma arvan, et see ei peaks üldse pisendama seda ka, ma arvan, et seda tõesti väga hästi ja seda on välja näha ka nagu, et ei ole sellist, noh, mina, kes ma olen ka perfektsionist, tahaks, ma ei tea, mingit värve, mingit pilte hästi ilusaks teha nagu järjest paremini on ju. No ma ei leia enam võimalust, kuidas sa paremini saaksid teha. Et hästi tõsiselt, et nagu, et see ei ole isegi see, et sa oled nii jumala staatused, vaid päris tõsiselt väga-väga vinge. Ei ikka, ma olen nagu ettevõtjana olemises ongi see, et mõned inimesed arvavad, et sa oledki mingisugune kõige targem, kõige, ma ei tea, parem on ju, kõige kõigem, aga lõpptulemus on täiesti tavaline inimene, kes lihtsalt pingutab liiga palju. Just. Ja mis sina arvad, kui sa julgustaksid teisi ettevõtlusega tegelema, siis kui sa annaksid mingi mõttelõnga, millist ettevõtet sina püstitaksid, kui see ei oleks seotud õhuakrobaatika stuudioga? Mis sa teeksid? Ma ei tea. Ma olen mõelnud sellele, et mis siis, kui mitte Hydrive. Aga ma olen nii kinnistunud sellesse, et sellest paremat mitte midagi ei saa enam olla minu elus vähemalt kindlasti.
ma ei tea, ma lihtsalt ei näe praegu, võib-olla see muutub ka mingi hetk täpselt samamoodi nagu elu muutubki, on ju, ega ma lapsepõlves ka ei ole mõelnud kunagi, et mul tuleb ettevõte ja see tuleb edukas, on ju. Siis teistele soovitada, ma arvan, ma ei saa mingit spetsiifilist äriideed pakkuda välja, see oleks nagu või mingi mindset. see oleks liiga hea, ma arvan, minu poolt, mida pakkuda, aga hea mindseti mõttes ongi see, et lihtsalt teha pigem ettevõtet selles valdkonnas, milles sa tunned, et sa tahaksid elu lõpuni pigem olla. Sest et kui see on nagu just hakkas meeldima võib-olla korraks, on ju, tundub ülihea, kui sa hakkad sellega 24/7 tegelema ja see lõpptulemus sulle ikkagi ei meeldi, siis see äri, nagu vaevalt see on edukas lõpptulemus, sa ennast inimesena ei tunne hästi ja kliendid pärast hakkavad ka seda tundma, et ei tee seda enam südamega. Et kindlasti peab võtma ette seda, mis sulle ikkagi südamest väga meeldib ja kaalutlema seda väga põhjalikult. Sest kui sa juba hakkad tegelema, siis enam nagu tagasiteed väga ei ole, sa pead kas minema sinna ülesmäkke, on ju, ja teha lõpuni ära või siis minu meelest mitte alustada siis pigem üldse. Et nagu kui teha, siis ikka kvaliteetselt ja 100%, eks 100% väga raske saavutada, aga ma arvan, et 100 ei ole maksimum, et peale 100 tuleb veel. Tuleb lisa küljeluu nii-öelda, tulebki järgmine Kindlasti. mõte, järgmine mingisugune suund. Aga see, kuhu sa panustad nii palju eluenergiat, vaata, et see oleks siis nagu juba väärt ka seda kõiki neid tunde, nagu sa ütled ka, et vahest öösel tunned nagu ma ei jaksa enam. Et see kõik, see tunne ikkagi suurem oleks, et sa tõesti tahad seda teha. Kindlasti. Jaa. Aitäh sulle, Evelina, et sa täna meile külla tulid. Ja ma tõesti nagu ma soovin, esiteks minul on väga põnev, mis on nüüd edasi plaanid, sest mina käin ka Evelina stuudios ennast treenimas ja teiseks, et täiega edu. Ja just eriti, ma tean, et Eestis on see treenerite teema, on ju, et need treenerid oleks jätkuvalt ka hästi mõnusas energias ja et kõik nagu läheks hästi voolavalt ja loomulikult hästi palju edu ka uutes ettevõtmistest. Aitäh, loodan, et nii lähebki. Ka minu poolt suur tänu, Evelin, hästi põnev on olnud sind kuulata ja see mindset ka tõesti, et mis sul on, et hästi vinge, et kui juba teha, siis teha, eks ole, väga lahe. Aitäh kutsumast!